Eesti Tõuloomakasvatuse Liit korraldas 2012. aasta 17. oktoobril seminari nimetusega Ohustatud tõugude säilitamise aretuslikud abinõud. Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis toimunud seminari käigus esitleti ka samanimelist õppematerjali. Rahvusvahelise määratluse kohaselt loetakse täna ohustatuks Eesti maatõugu veist ja Eesti vutti ning 3 kohalikku tõuguhobuseid. Eesti hobust, Eesti raskeveohobust ja Tori hobuse universaalaretussuunda. Ikkagi see sakslaste ütelus wer schreibt, der bleibt on tähtis ja et kes kirjutab, see jääb. Ja ta on ikkagi ühe ajahetke vaade osaliselt tagasi, aga vaade ka ette, et kui noored inimesed hakkavad tegelema selle tõu säilitamisega, siis see on ikkagi lähtematerjal ja sealt on võimalik nii teoreetilisi kui praktilisi nõuandeid saada. Loomade geneetilise ressursi säilitamise motiivid võivad olla nii teaduslikud, majanduslikud kui sotsiaalkultuurilised. Samuti mõjutavad säilitamise prioriteetsust vajadus säilitada keskkonna mitmekesisust või tagada toiduohutust. Enamasti peetakse otsustamisel silmas kõiki loetletud tegureid. Eestis sätestab tõugude säilitamisega seonduva põllumajandusloomade aretuse seadus. Selles on sätestatud, et tõug või eristatav osa ühte tõugu kuuluvate loomade populatsioonist loetakse ohustatuks, kui aretuses kasutatavate emasloomade arv on alla 1000 või isasloomade arv on alla 20 ja emaslindude arv on alla 10 000 või isaslindude arv on alla 1000. Ohustatud tõugude säilitamisele rakendatakse täna meetmeid nii väärtuslike geenide kui rahvusliku kultuuripärandi säilimise aspektist. Vanad tõud on paremini kohanenud konkreetse keskkonnaga. Loomad on haigusresistentsemad ja nende toodang on antud tootmissüsteemides optimaalsem. Esimesena andis seminaril ülevaate Eesti vuti hetkeolukorrast professor Harald Tikk. Aastatel 1977 kuni 1987 Kaiaveres aretatud Eesti vutitõu kõige raskem periood langes 1992. aastal toimunud põllumajandusreformi aegadesse. Väikefarmer härra Treieri abil, kellel oli veel peale 92 aastat sidemed Moskva meditsiiniinstituutidega, kuhu ta tarnis siis viljastatud vutimune. See suutis tagada, et Eesti vutipopulatsioon säilis siis ühes kohas ja oli teatud määraga selektsiooni all ja kui ajad läksid natuke paremaks sajandivahetusel, siis saime ka toetust vutile kui hääbuvale tõule. Ja praegu on vutitõu seisund Eestis minu arvates vastab endale vähemalt 4+. Täna tegutseb Eestis 2 suuremat vutikasvatusfarmi, Äksis ja Matjamaal. Viimane neist on Euroopa üks suurimaid vutikasvatusi, kus munejaid linde juba paarikümne 000 ringis. Väiksemaid, mõnesaja emas vutiga tegutsevaid farme loetakse täna Eestis kokku 2-3. Vutt on siiski siin Põhjamaades jäänud niisuguseks alternatiivseks linnuks, toodangulinnuks ja tal ei ole väga suurt mõju olnud linnukasvatussaaduste tootmise üldmahtu. Aga maailmas on see asi nii, et Hiinas ja eriti Brasiilias on plahvatuslikult suurenenud vutikasvatus ja siin minnakse seda teed, et vutimunaga valgu ja rasva tootmine on mitmed korda kiirem ja ökonoomsem, kui seda on teha näiteks ka kõrgetoodangulise piimaveisega. Suurimateks edupiduriteks võib Eesti vuti kasvatamisel pidada tarbimise sesoonsust ja inimeste madalat ostujõudu. Vutimuna ostmine aastas jaguneb nii 2 perioodi, see on siis paar kuud enne aastavahetust. Peale aastavahetust on kõik oma krediitkaardid tühjaks ostnud, siis ei osteta üldse ja muidugi paar kuud enne siis munadepühi, siis peaks vutid munema kohe nii, et kas või 10 muna päevas, eks ole, aga neid on väga raske reguleerida ja seetõttu ei saa seda vuttide arvu nimetamisväärselt suurendada, sest siin siseturg ja ka naabrite turg nagu Läti turg ja need dikteerivad meile selle liikumise ette.
Kohalikust aborigeensest karjast sajandite jooksul kujunenud Eesti maatõug on entusiastide toel nii poliitilistele kui majanduslikele vapustustele edukalt vastu pidanud ning sealjuures ka tõestanud, et suudab imporditud kommertstõugudega edukalt konkureerida. Seda seetõttu, et maatõul on parem tervis, pikem eluiga, kerge poegimine ja hea koostisega piim. Näiteks maatõugu veiste piima hea laapuvus tagaks kvaliteetsema juustude tootmise ning piima optimaalne rasva, valgu ja suhkrusisaldus annab joogipiimale ka hea maitse. Mina olen küll maakarjakasvatajate tulemustega rahul, kui arvestada, et tegemist on ikka väikesearvulise ohustatud tõuga ja tõufarmide 27 tõufarmi keskmine on juba 5500, siis see on väga hea tulemus, mida tõesti tuleb kiita. Kuid Eesti maatõu edasise käekäigu ja arvukuse määravad järeltulevate põlvede eelistused ja otsused. Kas nemad tahavad oma vanemate või vanavanemate tööd nagu jätkata? Siiamaani on nagu stabiilne, aga meil on väga palju selliseid maakarja omanikke, kes on juba üle keskea ja kuidas nende lapsed ja lapselapsed seda tööd teha tahavad, et tegelikult ju Eesti maatõu säilitamine ikkagi peaks olema selline järjepidev protsess, et kui on vanemad seda tõugu pidanud, et siis ka võiks ju lapsed pidada, aga tänapäeva elu on väga keeruline, et kindlust siin praegu küll ei ole midagi. Kuigi mina olen optimist, mina arvan, et alati, et seal, kus mingi asi juba negatiivse poole on keeranud, et küll ta siis jälle tagasi positiivseks läheb. Eesti maatõu tuleviku väljavaateid kujundab olulisel määral ka nende kasvatajate võimekus tootmissaadusi turustada ja väärindada. Paraku on meil kahjuks see asi, et meil on ikka see maakari ikka 2-3 kaupa ja sealt teda turustada, et see perekond peab olema siis väga optimistlik ja väga sihukene ettevõtlik, kes oma lehmade toodangut tahaks siis turustada. Aga eks tegelikult terve Euroopa Liit läheb sinnapoole, et ikka rohkem seda kodumaist ja rohkem mahetoodet tarbida, sest et nagu on ju näha, et mitte ainult välismaal, vaid ka meil suureneb järjest allergikute arv, et sellistele inimestele on kindlasti vaja oma kodumaist ja puhast toitu. Kui aasta tagasi oli maakarjakasvatajate seltsis suurimaks mureks kasvatajate passiivsus jõudluskontrollis osalemisel, siis tänavu suunab seltsi tegemisi kõige enam uue säilitusprogrammi ja aretusprogrammi koostamine, mis tuleb veel selle aasta lõpus vastu võtta. Maakarjakasvatajate ridadesse loodab selts täiendust ka arvukate näituse külastajate seast. Kui inimene näeb, et meil on maakari ilus, armas ja ka arenemisvõimeline olnud, et miks mitte suurendada, mitte ainult nüüd maakarjakasvatajad, vaid see on ka üleskutse nüüd meie kommertstõugude pidajatele, et miks mitte näiteks Holsteni või punase karja kõrval ei võiks olla ka 4-5 pealine maakari. Kui enne teist maailmasõda oli Eestimaal 20 000 maatõugu veist, siis tänaseks on nende populatsiooni suurus circa 1400 isendit. Ohustatud tõud on osa meie kultuuripärandist. Nad on väga olulised ka toiduohutuse tagamisel ja ka keskkonna säilitamisel. Ning me kõik oma igapäevaelus saame kaasa aidata tarbijatena ohustatud tõugude säilitamisele, kui me tarvitame näiteks produkte, mis on valmistatud nende tõugude poolt antavast toodangust või pidades silmas näiteks hobuseid. Me oma vaba aega veedame koos hobustega ja naudime rohkem võimalusi puhkuse veetmiseks. Eesti hobusekasvatajate seltsi esindajad tutvustasid seminaril 3 kohaliku ohustatud tõu seisukorda. Kõige paremini käib käsi täna Eesti tõugu hobusel ning kõige enam on probleeme tori hobusega. Eesti hobuseid on juba üle 2000 jõudsalt, arvukus enam-vähem suureneb ja nende puhul on pigem küsimus, et kuidas neid Eesti hobuseid tulevikus ka rakendada ja kuidas leida Eesti hobusele laiemat kasutusvaldkondi. Eesti raskeveohobune jätkuvalt üle 300 hobuse küll, aga jätkuvalt ligilähedane ikkagi oma populatsiooniga kriitilise populatsiooni suunas ja Eesti raskeveohobust aitavad ja toetavad kindlasti aktiivsed kasvatajad, et kõige rohkem on seal sellist huvi ja tõug on laienenud üle Eesti. Kuid kahjuks kõige rohkem probleeme on torihobustega, torihobuse tõuramatu universaalse ossa kantud hobuseid on
kuigi arvuliselt ligi 700, siis aretuses on neid siiski väga vähe, kui meil sünnib 30-40 varssa. See on kriitiline varssade sündimise arv ja loodame, et viimasel aastal nüüd toimub ka pööret, kuigi praegu oleme situatsioonis, kus olukord säilitus- ja aretusprogrammide täitmise osas on etteheited Veterinaar- ja Toiduametil Eesti Hobusekasvatajate Seltsile ja tuleb programmid uuesti esitada koos muudatustega ning loodame, et olukord laheneb, et ei jätkuks situatsioon, kus torihobuse tõuraamatu pidamine on peatatud. Hobusekasvatajate hinnangul on tekkinud probleemid aga pigem inimlikud ambitsioonid kui tõuaretuslikud argumendid. Selle aasta veebruaris, kui seltsi ettepanek oli moodustada torihobuse komisjon ja leida siis selline konsensus erinevate asutuste vahelise koostööna, et oleks haaratud ministeerium, Maaülikool, aretajad, ka aretajad, kes soovivad veidi teistmoodi kasvatada torihobust, et kõikide arvamust küsitakse, sellele öeldi ei peetud vajalikuks, moodustati ajutine torihobuse komisjon, mis vastas siis ettekirjutatud küsimustele. Töö oli nii-öelda avalikkusele mitte suunatud, aretusprogrammi komisjoni liikmetele ei antud, hobuseid lihtsalt vaadati üle. Et juba see protsess on kergelt öeldes nagu õõvastav, et aretustöös sellist tegevust ei peaks toimuma. Aga VTA peadirektor Ago Pärtel langetas 4. juunil otsuse, et torihobuste tõuraamatus on uus aretussuund, torihobune vanatori suund ning meil oli võimalus seejärel tutvuda meile saadetud aretusprogrammiga ja vastavalt põllumajandusloomade aretusseadusele me leiame, et tunnustatud aretusprogramm on vastuolus originaaldõuraamatu aretus- ja säilitusprogrammiga toritõuguhobustele. Oma otsusega seadis riik seega kahtluse alla ka kriteeriumid, mida ohustatud tõugude kaitsmisel üldiselt arvestatakse. Ja enamasti võetakse aluseks siis emasloomade arv selles tõuspopulatsioonis ja ohustatud tõugudeks loetakse, kui siis suurloomadel, hobustel, veistel on emasloomi alla 1000. Juba kriitiliseks loetakse, kui emasloomade arv langeb 100-ni ja see on päris arusaadav, et see on suur probleem ja see väike suund, mis nüüd taheti eristada, ongi alla 100, nii et meelega tunnustame kriitilise kogumi olemasolu Eestis ja peame seda õigeks. Ohustatud tõugude seminari päeval oli torihobuse saatus veel Tallinna halduskohtu vaagida. Mõni päev enne halduskohtu istungit peatas Veterinaar- ja Toiduamet Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tunnustuse torihobuse tõuraamatu pidamiseks. Kuid 1. novembril välja kuulutatud otsusega luges kohus õigustühiseks riigipoolse jõudemonstratsioonina mõjunud Veterinaar- ja Toiduameti otsuse, mis lubas poolitada torihobuse tõuraamatu pidamise. Kuid ka Eesti hobuse ja Eesti raskeveohobuse edendamisega käib tõsine töö. Eesti raskeveohobuseid tutvustatakse nii näitustel kui arvukatel hobupäevadel. Mõnevõrra võiks raskeveokasvatajad veel rohkem oma hobustega nii-öelda tööülesandeid tulla täitma, et me tahame juba väga aktiivselt osaleda näitustel ja see, et kui meil 10 aastat tagasi oli 1 või 2 mära noorhobuste näitusel, siis nüüd on 6 või 7 või 8 ja käib tõsine konkurents ja igaüks tahaks parim olla. Eesti tõugu hobuse varssade sünd saavutas haripunkti 2008. aastal, mil tuli ilmale pea veerand 1000 varssa. Tänaseks on tasakaal leitud ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsi soov on, et Eesti hobune leiaks rohkem kasutusvaldkondi. Sel aastal korraldas Eesti Hobusekasvatajate Selts 2 aastat kurgi all Eesti hobuse päeva, siis kui on selline hea aura ja kõik alad, mida Eesti hobusega ratsaspordi, ponispordi aladel teha saab, et siis see tõesti annab jälle südamesse jõudu, et Eesti hobune on võrdväärne teiste nii-öelda parimate
poniklassi hobustega ka Euroopas. Tingimusi, mida ohustatud tõugude säilitamisel tuleb arvestada, võib mõne loomaliigi puhul ajalooliste realiteetide tõttu ka ülemäära rangeteks pidada. Kuid see on ka ainuke võimalus säilitada nende geenivaramut võimalikult mitmekesise ja elujõulisena. Selleks, et tõugu kanda ohustatud tõugude loetellu, peab see tõug olema ajalooliselt Eesti päritolu. Ohustatud tõuaretuses lubatakse kasutada ainult sama tõugu ning on võimalik rakendada ka eriprogrammi ja selle kohaselt siis kasutada teist tõugu, aga seda üksnes sugulusaretuse vältimiseks. Saada isasloomi, kes ei ole emasloomadega sugulane, on tohutult raske, taas või tahtmata hakkab ikkagi sugulusaste suurenema ja sellega käib muidugi kaasas nii tervise kui jõuduse depressioon ja aeg-ajalt tuleb ikkagi kasutada ka sugulastõuge. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab ohustatud tõu säilitamiseks koostatavat säilitusprogrammi hakkama ellu viima konkreetne aretusorganisatsioon koos looma omanikega. Paraku ei ole harvad juhused, mil need tõuaretuslikud aabitsatõed inimlikest ambitsioonidest ajendatud pürgimustele teed peavad andma. Ning kannatajaks pooleks on sellistel juhtudel enamasti ikka loomad. Kõigepealt peab olema süsteem, siis selle järel organisatsioon ja inimesed. Eestis sageli kipub olema teistpidi, sest esile trügivad inimesed ja selle järel siis tuuakse organisatsioon ja siis vaadatakse, kas on ka vastavad loomi, linde, kellega tegeleda. Eesti loomapidajate ja aretusorganisatsioonide koostöö kvaliteedist kõnelevad ka ohustatuks nimetatud tõugude säilitamiseks koostatavad ja ellu rakendatavad säilitusprogrammid, mis annavad näiteks Rahvusvahelise Põllumajandus- ja Toiduameti määratluse kohaselt aluse raamatukeses käsitletud tõuge ohustatud säilitatavateks nimetada. Organisatsioonid ja loomaomanikud, kes tegelevad ohustatud tõugude säilitamisega, näevad nende tõugude kasvatamist ka vähemasti 50 aasta pärast veel. Oma roll on selles kindlasti ka Eestis makstavatel toetustel. Näiteks Hollandis on 172 kohalikku tõugu ja mitte ühegi neist ohustatud tõugudesse kuuluva looma omanikule ei maksta Hollandis toetust.